teekond, millele nad on läinud rattateedega, on õige, kuigi ikkagi selle implementeerimine on pikaajaline, sest tean, et isiklikult väga ei tahaks minna igaks juhuks sinna rattateedele, mis on ehitatud või vähemalt välja joonistatud teedele, autoteedele, bussiteedele, et igaks juhuks, et ei tea, mida nad autojuhid teevad, ei soovi, aga näiteks eriti hea, mis mulle väga on meeldinud, on Tallinnast mööda mereäärt Pirita suunas suunduv kergliiklustee, kus on eraldi tehtud rataste jaoks. Fantastiline. Võib-olla seda, et kui on uute teede ja kõnniteede ehitamine, et siis võiks natuke rohkem arvestada need ülesõidud ja asjad, et on vahest on ikkagi need äärekivid jätkuvalt sellised, et milleks. Et jah, võiks rohkem arvestada kõnniteedel selle ratturi osaga ka, et kohati on need kõnniteed nii kitsad, et sinna ei mahugi ei mahu rattur, lapsevanker ja tõuks ja jalakäija kõik kokku, et kuidagi rohkem eraldada neid, et on jalakäija ja ratturi osa. Sellele ma vaidleks vastu, et vähesed sõidavad, et tegelikult on aasta-aastalt rattaga sõitjate arv ikkagi kasvanud ja seda ma näen iga päev ka ise sõites. Isegi nüüd, kui on juba jahedamaks läinud, on rattaga sõitjaid päris palju. Küll aga ma arvan, et võiks olla rattaga sõitjaid hulganisti rohkem, kui autode kiirused oleksid väiksemad ja rattale oleks rohkem turvalist liikumisruumi. Äkki kardavad selle liikluse pärast. Et mina on siin juba karastunud nõnda aegadega, kui meil jalgrattateid veel ei olnud, et tuli sõidutee meil ehitatud. Praegu juba nende selle turvalise taristuga pani ära harjunud, et enam niimoodi ei julgekski sõita. Näiteks kuskilt Järvevana tee viadukti alt läbi seal teiste autoga koos siin võisteldes, et sellega praegu üldse ei julgeks sealt sõita, aga praegu on saab igalt poolt palju turvalisemalt liikuda. Asi on ikka täitsa hästi arenenud ja ma usun, et areneb ka edaspidi. Ma arvan, et see on väga palju ikkagi seotud sellega, mis võimalused on ratturitele täna loodud. On väga palju juttu sellest, kui ohtlik see on, millega vastu mina kindlasti vaidleksin, et tegelikult on täiesti okei rattaga sõita, aga selleks võiks kindlasti olla palju mõnusam ja turvalisem see linnaruum vastavalt sellele, kuidas meie ümber liiguvad autod. Jalgratta kasutuse juures ei ole midagi tüütut, aga ma arvan, et võib-olla linnaruum ja infrastruktuur on see, mis teeb selle asja natukene tüütuks. Et eeskätt mõjutavad siin ka seda, mismoodi linnas on jalgrattaga liikumine üles ehitatud. Et ma tunnen, et täna Tallinnas on natukene skisofreeniline olukord, et sa oled kohati jalakäija, kohati rattur ja kohati autojuht. Et sa pead leidma endale pidevalt sellise koha, kus sa oled teistele ja endale liikumisega ohutu.